Action! Esmaspäeva hommik. Täna, mis kuupäev täna? 11. mai. 10. 11. mai ka. Tegeleme pahteldamisega. Kuna moes on betoonpostid. Ja siis tuleb selle kõik ära pahteldada. See käib nõme on see, et sa käid hommikuid teed mingi tund. Siis tuled jälle tund. Ei võta midagi ole. Lõpptulemuseks peaks olema see ilus kami. Täna me oleme tulnud XL-i poodi. Markole õpetatakse, kuidas oma tööriistu hooldada. Lähme vaatame, kas saame targemaks. Täna on siis Pasatoole hooldus. Täna on prügipäev. Käisime koolitusel ära ja nüüd läheme prügilasse ja viime prügi ära. Ja oleme jõudnud prügilasse. Norras kõik sorteeritakse prügi. Iga number on eriliiki prügi. Ja siis siia keskkonteinerisse võid sa siis panna asju, mida saab taaskasutada. Ja kui sa endale midagi sealt head leiad, siis võid kaasa võtta. Siin praegust on lasterattaid ja turvatoole ja igasuguseid muid toredad asja. Aga nüüd läheme ja sorteerin oma prügi. Täna on juba teisipäev ja me oleme 3. kord pahteldamas. Siin peaks juba viimane kiht järgmisena tuleb juba vihvevärv. Nii me tegeleme siis meie suure objekti viimase asjaga. Siin, kui seda objekti tehti, siis oli vaja elektrikul saada elektrikapile ligi. Ja tuli natuke lahti võtta, nüüd me siis paneme seda kinni tagasi. Ilusti. Tegeleme jälle liistudega. Nagu näha. Kurat, mul lõõmus sae katki kõik. Ei ole saanud mõelda. Kõik on päras. Vaatame nüüd see ots. On parem. Nii. Väga palju parem. Väga palju parem. Kuidas ma miski saaks teada, kuidas ta siit jookseb nüüd siis. Täna me oleme tegelenud siis liistutamisega. Laeliistud ja nurkaliistud oleme saanud ära panna nüüd. Homseks jääb siis meil akna ja ukse ümbrus liistud veel ära panna. Ja siis võib öelda, et see objekt on valmis praegu.
täna tulime siis õhtul linna ja läheme kinno vaatama filmi. Saatan kannab Pradat teist tasa. Praegust teeme aega parajaks. Ja siis väike date night meil siin. Nii, me oleme jõudnud kolmapäevasesse hommikusse ja me oleme siis esimese kihi värvi korstnale peale pannud. Nüüd ootame natuke, et saaks akrüüli peale panna. Sellise väikeste töödega on see, et pead iga päev natuke saad teha teda, kogu aeg pead ootama kuivamisperioodi. Oleme siis jõudnud selle teise objekti juurde ja nüüd tegeleme siis aknaümbrustega. Eestis selliseid aknaümbrusi vist ei tehta. Norras on sellised väga tavalised, et pannakse siis need põselauad ja siia pärast panen siis veel liistu juurde. Et niimoodi praegust siis kõigepealt lõikan siis põselaudu mõõtudesse. Kohe hakkan selle teise oma lõikama. Põselauad näevad siis välja sellise kujuga. Ja neid on poodides siis erinevate laiustega vastavalt sellele, kuidas sul on vaja. Minul on siin praegust kuni 6 sentimeetrit vaja välja lõigata. Sellepärast ka selline kitsam. Ja sellest siis lõikan siis vastavalt oma mõõtudele siis ta välja. Ja oleme nüüd teise akna põselauad ka paika pannud. Nüüd tuleb siia ümber ainult liistud panna. Marko taestab seda natukene vahuga. Vaene mees, kes järgmisena lahti peab sõilu võtma. Selle peale me ei mõtle. Et alati vanu asju lahti võtta, siis mõtled küll issand jumal, kes niimoodi mõtles. Nii et eks meie asjade lahtivõtmisel 20 aasta pärast mõeldakse samamoodi. Ja ongi meie poolt valmis kõik. Selline ruumikene siis. Laes on siis Hüntoni Forest ja laeplaat. Seinas on Hüntoni seina treeviiber seinaplaat ehk puitviiber, ühesõnaga papp seinaplaat. Ta meenutab nagu omal ajal oli Soome papp, ainult muster on peale pandud. Ja põrandal on siis vaibaplaadid, ehk siis norra keeles nimetatakse seda teppefliisiks. Ja nüüd tuleb seal monoloog, kuidas boss tööga rahul on. Suunamudi. Mida sa mudiku ei suunda ei ole. Kuidas sa tööga rahul oled? Viiepallisüsteemis? No, ma tean. No ütleme, et üks siuke 3. 3, jah. Ja, arvestas sellega, et seinad on siin natuke kõverad ikka nagu ikka majastes. Mõningaid selliseid häirivusi on, aga ma ei tea, mina olen sellega alati saab paremini natuke, aga minu arvaks on tüke 4. Minu arvaks on 4. Marko arvab 3, mina arvan, et on 4. Okei, tänaseks võib koju minna. Ja nüüd puhkama. Homme vaba päev meil, nii et me saamegi puhkama minna. Me keset võrki suure taala pole. Ja. Vot. No nii me oleme jõudnud reedesesse päeva. Neljapäev oli Norras vaba päev. Oli vaba päev. Ja sellel päeval nagu oli kõik riiklik püha, seal ei tohtinud teha. Mis riiklik püha, see on selle mingi Kristuse ilmutamise või taeva mineku või tulemise püha. Me pole veel aru saanud, mitu korda seda taeva ja üles alla ta käib. Vabandust, usklik ees. Aga täna me värvisime ühe korra veel see korstend ja nüüd me siis avretime ehk tasandusseguga silume seda auku. See on tavaline probleem, et kui vana kamin ära võetakse, siis jääb mingi parketti, mingi auk järgi. Siis me oleme tihti seda siis silunud tasandusseguga. Niimoodi see on lood. Nii, me saime selle ise valguvaga selle tehtud ja täna veel on üks köögitöö tasapind panna ja siis saame vist selle nädalale joone alla tõmmata. Vot.
mida on. Ootamatult sai meie töönädal läbi. Pidime küll ühte köögi tasapinda veel paigaldama, aga tuli välja, et see on kompaktlaminaat ja selleks on vaja teemantketast, nii et me peame oma sael... Näe mees naiste riietes raisk. Marko, me oleme tolerantsed. Et me peame oma sael ära vahetama selle ketta, siis me saame seda teha. Aga ega see teemantketas muidugi eriti odav lõpu ei ole, nii et aine klient, kes pärast arve saab. Ja nii või? Jah. Sest ega kuskilt me peame selle teemantketta raha tagasi saama, nii et nii ta paraku on. Järgmine klient, kes arvas, et ta monteerib ise köögi, aga siis ei jänni. Ja nüüd peame meie selle probleemi lahendama. Aga pole midagi, eks me nädalavahetuse saame puhata ja siis eks me leiame lahenduse. Köögi müüa saab 3-kordse hinna, nii et palju õnne neile. Teinekord teavad, kellele müüvad mida. Ja see tegelikult on ka see, et alati kliendid võtavad selle hamma paigaldan ise, aga lõikamise hetkel nad jäävadki jänni. Ja lollaks valis ka ägeda plaadi ka. Jah, see kompaktlaminaat on siis nagu õhem kui tavaline laminaat ja ta on nagu veel efektiivsemalt kokku pressitud papp ühesõnaga. Seal on nagu püütud siis taodelda siis kivi imitatsiooni, aga ta näeb ikka välja nagu papp. Ehk siis, kui me ükskord sinna seda lõikama lähme, siis ma saan teile näidata. Kui sul on nagu raha Opeli jaoks, siis Mercedest ei saa arvis. No nii ta on jah, et kui sa arvad, et sa võtad nagu võlts välimusega toote, siis tegelikult ta näeb ikka välja süke odav. Ja alati on mingi probleemid sellega. Aga nüüd lähme siis puhkama ja ma ei tea, kas me homme teeme midagi põnevat või ei teeme. Võiks ju kuskil välja sõita ja natuke. Lähme restorani, sööme kõhud täis. Jah, teeme kas või seda. Okei. Täna on laupäev. Oleme tulnud Trondheimi ja leidsime siit ühe väikese armsa mõisa Fjordi äärest. Jalutame natuke siin pargis ja vaatame, mida ilusat veel näeme. Aga Norras on väga tihti on need mõisad puidust. Et selliseid nagu Eestis kivimõisasi ma väga siin näinud ei olegi. Uhke kompleks. Selline nuinu väikene mõisakene. Ja üsna kohe jõge linna ääres. Seal paistavad juba korterelamud. Aga selline väike pargikene. Seda osa võib näidata. Öelda, et see on Trondheimi üks täiesti uus linnaosa. See on nüüd siis Liangeni. On see Liangeni piirkond või? See on põhimõtteliselt siis... Vaata peakuradi sisest tilasele. Marko vaatab alati ehitusasja. Näe, sealt tuleb aga maju juurde. See jääb siia City laade lähedale, kes kunagi on Trondheimis käinud. Et jah, siin on tohutud, kõik need majad on nüüd 5 aastaga siia kerkinud. Sõidame kodu poole, kuna vihm hakkas sadama. Ja täna meil konstantselt sajab vihma. Kuigi Norras pead arvestama sellist ilmaoludega pidevalt. Ja mind nii väga ei häirigi see nii palju kui häiris mind Eestis. Et täna, kui ma ikkagi on vaja õue minna, siis ma panen õppe selga ja lähen vihmaga õue. Aga kurb on see, et homme on üks riiklikult tähtis päev norrakatelt. On põhiseaduse vastuvõtmise päev ja tundub, et see tuleb ka süke väga vihmane. Et paraadid tehakse siis vihma käest tõenäoliselt. Aga eks see homme paistab. Vaatab. Aga järgmiseks nädalaks lubas väga head ilma. Täna on pühapäev, 17. mai ja täna on siis Norra seaduse vastuvõtmise päev. Igal pool toimuvad rongkäigud ja sellised kerged pidustused. Ja olen täna kodune. Marko läks juba trenni.
Aastasin, et mingi kajakas on meie tipu täis sittunud. Õudne. Pead seda kuidagi siis pärast ära puhastama. Ma ei tea küll, kuidas. Siis ma pärast mõtlen. Aga siit saabub menne see väike kevad. Läheb roheliseks. Jõgi vuliseb. Jõgi on väga kõrgele tõusnud jälle. See tähendab ainult odavamat elektriarvet. Et elektriarve on seotud meil jõe vee kõrgusega. Šottaliselt. Nii et jah, täna puhkan ja homme hakkab jälle töö pihta. Nii et palju õnne, Norra!